ürituse kohta ainult 3 asja öelda. Suurepärane üritus, suurepärane korraldus ja fantastiline seltskond. 6 päeva sai sõidetud, väga lahe. Nüüd on ta läbi, natuke kahju ka, aga puhkust on vaja. Mis ma oskan radade kohta öelda, kõik rajad on piisavalt rasked, et tasub tulla. No mis kõige rohkem meelde jäi? Kõige rohkem jäi Vooremaale. Mis seal head oli? Künkad. Kõige ägedam oli see seltskond, kellega sai koos olla. Rajad olid ka väga vahvad ja tõesti, et see oli hea, et jõudu ja kukus lõpuni ja võistlus küll vahepeal ütles üles, aga muidu oli tore. Mis kõige meeldejäävamad hetked olid raja peal? No ja millise raja peal? Et Vooremaal olid need vahvad laskumised ja muidugi Valuküla rajad on väga põnevad. Mis seal head oli? No ütleme nii, et maastikuratturi oskused pannakse proovile. Ma selle 7 päeva tegin käinud selle vee pärast läbi ja küsida, et mis oli kõige parem rada, siis oli minu jaoks, mulle meeldis kõige rohkem Alutaguse. Seal oli maastik vaheldus ja võin panustada, et hakkab ohtlikult rehve minema. Nädal oli tore, sai palju spordikeskuse läbi käidud, sai kõvasti lauldud, uusi sõpru juurde ja kõige parem rada, ma arvan, et oli Valgehobusmäe, sest see minu kodukant ja on kõige südamelähedasem. Ja oli. Väga tore üritus, huvitavad rajad, huvitavad kõigile midagi. Hea ülevaade tuleva hooaja erinevatest radadest. Ühtegi eelistust nagu radade osas ma ei oskagi enda seisukohalt võtta, et kõik on nii erinevad, et saab nii maanteel katsuda kui siin korralikud singleid. Nii, peakorraldaja räägib nüüd kõikidest radadest ja kõigest, mis meelde jäi. Henno olen mina. See äge nädal on nüüd lõpuks lõppenud. Mitte lõpuks, aga kahjuks. On väga lihtsaid radu, tegelikult väga raskeid radu ei olegi ja arvestades seda, et tegemist rahvamaratoniga, siis ei tohikski olla. Ilmadega on meil vedanud, algas sellise pilvisega, vahepeal taevast lund ei ole meil sadanud, aga maas küll oleme saanud lume peal sõita. Ja täna on ideaalne kevadilm, kus siis päike paistab ja 8 kraadi on sooja. Et midagi paremat ei oska tahtegi. Mehed olid küll väsinud, aga lõpuks on kõik õnnelikud ja juba on esimesed aktiivsemad, kes on järgmise aasta laagrisse ennast kirja pannud. Täname toetajaid, kelleta see laager ei oleks saanud toimuda, ehk siis eelkõige transpordi osas, kus meile eraldati Opel buss ja ega siis buss ilma kütuseta ei liigu, et Premium 7 poolt siis oli eraldatud meile kütus ja et ise liiguks raja peal, siis meestele oli eraldatud Sissi poolt kütust ja taastusvahendeid ja siis veel Hawaii poolt kirjutati meile välja siin hoolduskreeme, mis aitasid lihaseid soojas hoida ja pärast lõõgastuda ja lõõgastumisprotsessis aitas kaasa ka Ale Kokk meeldiv õlle näol. Et aitäh kõigile!